Tervist, mina olen Kris ja täna ma õpetan teile, kuidas kaitsta enda autoriõiguseid 3 minutiga. Läksime! Mida autoriõigusega kaasnevad õigused tähendavad? Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Kui see on originaalne teos, mille sa oled ise teinud, siis see on sinu enda oma ja sellele kehtivad kõik autoriõiguse seadused. Kellele kuulub autoriõigus ja millist väärtust toob see loojatele? Autoriõigus kuulub isikule või isikutele, kes selle teose on loonud. Töö suhtes loodud teose varalised õigused lähevad üle tööandjale. Autor saab oma õiguseid lepinguga üle anda. Autor saab motivatsiooni tööd teha, kuna ta vara on kaitstud. Ühiskonnaliikmetel on võimalus kasutada teoseid isiklikul otstarbel ja hariduslikul eesmärgil nõusolekuta ja tasu maksmata. Kas autoriõigus tekib automaatselt või tuleb see kuhugi registreerida? Autoriõigus tekib teose loomisega. Ükskõik, kas sa siis teed telefoniga pilti või valmistad väikse kriipsujuku, on sellel koheselt autoriõigused. Aga mis üldse on autoriõiguse rikkumine? Kas autoriõiguse rikkumine võib tuua mulle pahandust? Kui sa kasutad autoriõigustega objekti nii, et sa rikud autoriõiguse seaduseid, on autoril õigus nõuda kahju hüvitamist või siis selle objekti kasutamise lõpetamist. Ükskõik, kas ollakse teadlik sellest või mitte. Jummalast ükskõik. Aga millistel tingimustel on mul lubatud kasutada kellegi teise loodud autoriõiguslikult kaitstud teost? Autori nõusolekuta ja autori tasu maksmiseta on lubatud teose kopeerimine ja või tõlkimine ainult isiklikuks otstarbeks. Või siis näiteks, kui sa näitad enda perele või sõbrale seda. Kas ma tohiksin anda autoriõiguslikult kaitstava teose koopia pereliikmele või näiteks sõbrannale? Jah, kui sa oled ostnud selle teose või oled selle kingitusena saanud, siis on see täitsa okei. Aga tohin ma laadida autoriõiguslikult kaitsva teose alla internetist? Jah, sina võid seda enda isiklikuks tarbeks küll alla laadida, aga edasi jagada sa ei tohi. Kas rikun autoriõigust, kui vaatan filmi voogesitusena? Seaduse kohaselt on lubatud teoste ajutine või juhuslik kopeerimine, mis selle protsessiga ka kaasneb. Kuidas ma tean, kas internetis olev teos on seaduslikult või ebaseaduslikult kättesaadavaks tehtud? Kui veebileht teeb tasuta kättesaadavaks teoseid, mida tegelikult müüakse, võib see viidata ebaseaduslikule tegevusele. Parem on näiteks kasutada veebilehte nagu YouTube, Spotify või Apple Music, mis on tuntud ja usaldatud.